kas osta või mitte osta, mida osta, kas valida endale näiteks selline soodushind või 30% allahindlust, sellepärast et kuupäev hakkab lähenema. Selles on hetkel küsimus, aga võib-olla varsti ei olegi see enam küsimus, sellepärast et põhitoiduainete käibemaks on alandatud. Aga milles üldse küsimus on, see on ju täiesti mõistetav, et ta võiks olla ikka madalama. Võiksime ikka teiste riikide ikka natukene eeskuju teistest võtta rohkem. Surve riigile igatahes suureneb, sest nüüd on Kaupmeeste Liit koos jaekettidega alustanud kampaaniat käibemaksu alandamiseks. Jaa, kaupmehed on tulnud selle põhitoiduainete käibemaksu langetuse teema taha. See on ajalooliselt olnud rohkem põllumeeste ja toidutootjate teema. Nüüd me siis kaubanduse poolt oleme ka asunud seda teemat toetama. See ongi just see, et need põhitoiduained, mis on inimese põhivajadus, et need oleksid taskukohased ja neid saaksid inimesed endale lubada, et see ei tohi olla privileeg. Et puu- ja juurvili, kvaliteetne lihakala, leipsai, munad, juustud ja piimatooted, et need oleks kättesaadavad kõigile ja kui nende käibemaksumäär langeb, see tähendab see ka tarbimise tõusu ilmselt, mis tähendab ka, et inimesed saavad lubada endale ka asju, mida nad vahepeal endale võib-olla ei lubanud. Kaupmeeste Liit pooldaks ka üldist toiduainete käibemaksu langetamist, aga nii suurtest sammudest ei juleta unistadagi, mistõttu võideldakse vähemalt põhitoiduainete käibemaksu vähendamise eest. Eestis on lubatud Euroopa Liidu rahandust reguleerivate nõuetega see, et saab teha 2 võimalikku erisuse taset, kas 13% või 9%. Meile sobivad ausalt öeldes mõlemad. Me oleme oma ettepanekusse pannud praegu 13%, kuna see on riigile odavam lahendus. Kuidas siis üleüldse hindadega toidupoodides on? Ikka päris krõbedad. Jutuks on ju käibemaksu alandamine näiteks, kuidas... See oleks ammu juba pidanud tegema, aga meie valitsus selle peale ei tule. Tähendab tuleks, aga nendel ei sobi see. Tarbijakindlus on vaata et aegade madalaim, pool ostukorvist on soodustooted ning üleüldse jõuab inimeste kottidesse vähem kaupa kui muidu. Eelmise aasta lõpus viidi läbi küsitlus. 64% inimestest usub, et käibemaksu langetamine reaalselt aitaks ostukorvi odavdada. 15% arvab, et muutus ei jõua nendeni ning ülejäänud ei suutnud otsustada. Mis te arvate, kas see jõuaks siis tõesti tarbijate rahakotti ka, kui käibemaksu alandatakse? Ma arvan küll, et see on igal pool on niimoodi jõudnud. Ma arvan küll, et jõuab, kui me oleme ikka pidevad tarbijad. Kui ma käiksin nädalas võib-olla ühe korra või niimoodi, siis võib-olla jah, ei saaks aru, aga kui ma käin ikka tihedamini, siis ikka annab päris palju tunda. Uuringust selgus, et peamiselt otsitakse kulude vähendamiseks poodides sooduspakkumisi, valitakse hoolikamalt toidukaupu ja hoidutakse väljas söömisest. Pooled inimestest on teinud vähem suuroste, 45% ostnud vähem riideid ja jalatseid, ligi 1/3 on harvem reisinud ning kasutanud vähem põhiteenuseid ning 1/4 vastanutest on hoidnud isegi kokku tervishoiult. Need kohad, mis annavad toidu või õigemini sinu rahakotile kohe tuntava mõju. Et validki toidupoes soodsamaid selliseid asju, tooteid, siis tänu sellele on ka ju kassas sinu poe arve samamoodi kohe väiksem. Samas ma olen aru saanud, et tubakatootedest siiski ei loobuta nii kergesti. Ja, et teistpidi on siis see, et me vaatasime ka sinna poole, millest siis kõige vähem loobutakse ja sinna hulka siis kuulub ka tubaka ja alkoholitoodete pool. Ehk et seal on natukene sellist emotsionaalset poolt, võib-olla natukene seda poolt ka, et kuidas kuuluda mingisuguse seltskonda, et kindlasti see võiks olla see koht, mis võiks olla esirinnas. Nii mitmeltki poolt on tulnud samas ka kriitikat, et me võime ju käibemaksu alandada, aga inimesteni see ei jõua, sest kaupmehed panevad ju vahe oma taskusse. Kuidas te seda näete? Selle lükkan kindlalt ümber, et kui me oleme sellise kampaaniaga kaasa läinud, siis me ilmselgelt oleme andnud ka lubaduse, et me viime selle lõpphindadesse ja see jõuab tarbijateni, et kõik meedia inimesed saavad seda kindlasti kontrollida, kui selline otsus vastu võetakse. Ja Eestis on ka väga tugev konkurents, et meil on 4 välismaist ketti, on 5 kodumaist ketti, et selles konkurentsis ei saa keegi endale lubada sellist libastumist, et kindlasti tuleb see hindadesse viia. Võitlus madalama käibemaksumäära üle käib, aga kas see on võitlus tuuleveskitega? Meie eesmärk on osundada sellele, et tõsta teadlikkust sellest, kui suur osa põhitoiduainete hinnas on tegelikult käibemaksul ja näidata seda, et kui seda alandada ja kui palju, et siis kui suur võiks olla tarbijavõit sellest. Me oleme teinud selleks ka tööriista käibemaks.ee, kust saab erinevate Euroopa Liidu riikide maksutasemeid vaadata ja seda, kui palju siis nende maksutasemetega Eestis võiks põhitoiduainete toidukorv maksta.
lisaks sellele, et me hoiame teemat üleval, räägime sellest, toodame nagu suuremat teadlikkust, ega siin ei olegi mingeid muid hoobasid. No meie saamegi lihtsalt selle kampaaniaga nii-öelda kaasas olla, toetada ja oma poolt anda selle lubaduse, et me viime need hindadesse, et see edasi on juba poliitikute teha see asi.